Tere kuulama Valga haigla taskuhäälingut Piirilinna tervisejutud. Mina olen Riina Järvesalu ja täna on meil stuudios meie haigla ämmaemand Jaanika Põder. Kuna on HPV ehk siis inimese papilloomviiruse teadvustamise päev, siis meiegi kõneleme sel samal teemal ning alustamegi sellest, mis asi on see HPV, mida me tema kohta teadma peaksime. HPV on suguliselt eelleviv viirus. Esimene asi, mida nagu iga inimene saaks iseenda jaoks ära teha, on see, et lasta ennast ja oma lapsi vaktsineerida. Et vaktsineerimine on väga oluline, eriti praegu koolides käib vaktsineerimine nii poiste kui tüdrukute seas ja see on see ennetus, eks ju, et me saaksime ära hoida seda nakatumist. Et see on nagu number 1, mida peaks teadma selle kohta. Noorte puhul koolis vaktsineerimine kuni 19 aastat nii poistel kui tüdrukutel on tasuta. Sellepärast ongi hästi mõistlik see ära kasutada, sest et kui sellest screeningust või sellest vanuserühmast väljas olla, siis juba peab selle vaktsiini eest ise maksma. HPV tüvesid on väga palju, neid on üle 200 numbri. Aga kõige kurjemad on 16, 18 ja 45. Kuigi on olemas ka kõrgriskitüved. Nüüd sellest aastast on võetud ka vastu see, et kõik HPV 16 ja 18 kandvad patsiendid, me räägime praegu naistest, eks ju, kellel proovid võetakse, need saadetakse vaatamata sellele, mis on emakakaela vähiraku proovi vastus, need saadetakse kõik kolposkoopia uuringule. Et see nüüd siis ütleb ära, et kui sügavad on need muutused ja muutused tekivad just sellest viirusest, mis see HPV viirus tekitab. Kui inimene on need viirused endale saanud, kas need on siis kogu eluks või võib nendest ka terveneda? No mida noorem inimene, seda tugev immuunsus. Ja noortel inimestel võib see ära kaduda, aga üldjuhul, kui näiteks viirus avastatakse ikkagi mingi 30-aastaselt, 40-aastaselt, siis suur tõenäosus on ikkagi see, et see on nagu elu lõpuni. Et mida nagu patsiendid meie käest väga küsivad, et ongi, et mis ma saaksin nagu iseenda jaoks ära teha. Et võib-olla ma saaksin millegiga iseennast aidata, siis esimene asi on, et need naised, kes suitsetavad, see käib ka meeste kohta, et need lihtsalt õpetaksid kohe suitsetamise ära, sest et teaduslikult on see kindlaks tehtud, et suitsetamine süvendab emakakaela rakulisi muutusi. See on üks asi, mida saavad kindlasti ära teha. Teine asi on olenemata sellest, kas on see HPV olemas või ei ole, et kindlasti tasub vaktsineerimist mõelda. Loomulikult vaktsineerimine siis on juba nagu tasuline. See tähendab seda, et poole aasta jooksul peaks olema siis rahalisi vahendeid ligikaudu 400 €. Veel selline ravi, mis on tupesisene ravi ja see on ka pooleaastane ravi. Ja selle poole aasta ravi summa on põhimõtteliselt sama peaaegu 400 €. Et need on need asjad, mida saaks nagu inimene ise ära teha. Kui kord on nii-öelda mõni nendest kurjadest tüvedest avastatud, naine jääb kontrolli ja mõne aasta pärast need kurjad tüved enam esile ei tule, kas see siis tähendab, et ta on nendest vabanenud või on nad nii-öelda peidus ehk siis nagu vaikeseisundis? Nii ja naa, et võib olla täiesti niimoodi jah, et organismi immuunsusest nii tugev ja seda HPV positiivsust mitte kunagi ei tule välja enam, eks ju. Aga kindlasti võib ka olla niimoodi, et mingi aeg on see negatiivne ja pärast on see positiivne tagasi, eks ju. Et sellepärast ongi niimoodi, et kui on HPV positiivne ja näiteks emakakaela vähiraku proov on korras ja isegi kui on lihtsalt ainult kõrge risk, on ju, et ei ole need kõige kurjemad tüved, et siis on ikkagi meil soovitus alati naistele, et kord aastas nad käiksid andmas analüüse. Et see on see, mida me saame ka iseenda jaoks ära teha, et me oleme jälgimise all ja kui naised käivad tegelikult
kas ämmaemande või arsti soovitusega iga aasta või poole aasta tagant, osadel on ka pooleaastased vahed, eks ju. Nad käivad analüüse andmas, et siis nagu midagi halba juhtuda ei saa, sest et kui tekivad mingisugused sügavamad muutused, siis kindlasti on võimalik kohe edasi uuringule suunata ja kohe võtta, ütleme kas või kolposkoopia teha ja kui kolposkoopial ei ole need analüüsid päris korras, siis on võimalik kohe väike selline emakakaela operatsioon teha, mis on nagu konisatsioon, mida ka Valga haiglas siin meil tehakse, eks ju, et siis on nagu kogu aeg käsi pulsil, eks ju, et me ei lase seda asja hapuks. Praegu on screeningu raames ehk kutsega need, mis emakakaela sõeluuringu kutsed tulevad, nüüd need on juba 3 aastat on HPV põhised. See tähendab seda, et kui sellesse screeningusse on naised juhtunud, siis see HPV on nagu võetud, eks ju. Aga kui on eelnevalt, siis meil oli ainult emakakaela vähiraku proovi põhised ja siis me ju ei võtnud seda HPV proovi. Näiteks kui kunagi ei ole seda HPV proovi võetud, siis me tegelikult ei saa ka öelda, et me oleme saanud selle partneri käest, et alati peab mõtlema seda, et kas minul on elus olnud ainult üks partner, kas minu mehel on olnud elus ainult üks partner, et võib-olla näiteks patsiendi mehel on olnud esimene suhe olnud seal 16, 17, 18, eks ju, ja nüüd ta on kogu aeg abielus, ütleme kas või 30 aastat, siis me ei saa öelda, et mees on nagu kuskilt selle endale hankinud, eks ju, jah. Ja samamoodi, et kui on patsiendil olnud eelmine suhe kunagi ka nooruses, et siis see võib olla sealt absoluutselt pärit. Ja samas nagu ma ütlesin, et nii ja naa, et see võib olla ka peidus kuskil ja mingil hetkel tuleb välja. Kui HPV on positiivne, siis on tavaliselt tuleb jälgimisskeem, eks ju, ja kui naised käivad ämmaemandate ja günekoloogide juures, siis meestel kindlasti ka külastada androloogi, sest et androloogid vaktsineerivad mehi ja vajadusel võtavad nad ka proove seal. Ega meestel nad HPV positiivne võib ka tekitada probleeme, eks ju, ja seal tuleb ka kontrollida neid. Uuringud on ju näidanud ka, et poistel tekitavad ja meestel tekitab see HPV positiivsus ka ju eesnäärme probleem, eks ju. Et sellepärast ongi mõistlik vaktsineerida enne suguelu algust ära, et siis on see kaitse nagu kõige parem. Aitäh Jaanika Põder tänase vestluse eest ja aitäh kõikidele kuulajatele. Uued jutud jälle nädala pärast.